Tere hommikust, tere päevast, tere õhtust. Mõnnaka Papa Tambet jälle siin oma veebruarikuu kokkuvõttega, millega ma olen natukene hiljaks jäänud, aga loodan, et ei ole hullu. Alustuseks ma tahan tänada kõiki, kes esimest videot vaatasid. See on mingi 700 vaatamist, mis ei tundu palju YouTube'i maailma jaoks, aga mina olen väga õnnelik iga vaatamise üle. Kõige rohkem olen ma tänulik nende ilusate kommentaaride ja positiivsete kommentaaride eest. Väga tore on näha, et inimestele meeldib selline autentne sisu ja päris asja rääkimine. Minu nii-öelda selle kanali nagu üks eesmärk, et ma ei hakka mitte midagi ilustama. Sellepärast, et meil kõigil on häid hetki, halbu hetki. Ma arvan, et eriti mingi ärimaailm ja mingid sellised asjad, mis tunduvad paberi peal väga seksikad, siis ma arvan, et nendest asjadest võiks rääkida ausalt, sest kõik selle elu juures ei ole üldse seksikas. Veebruaris tegime jälle peaaegu rekordmüügi vist. 37 000 euro eest müüsime Mõnnaka erinevat kaupa, siis vedas enamasti seda edukat veebruari meil sõbrapäeva kampaania, et enamus sellest müügist tuligi kuu alguses. Miks meil on sõbrapäeva kampaania ikkagi aastast aastasse olnud väga edukas, on sellepärast. Me teame, et Mõnnakas on nagu väga hea kingitus. Me oleme mõelnud ka mingid sellised erilahendused välja. Sõbrapäevaks meil näiteks ongi südametega mõnnakad, mis nagu väga hästi lähevad. Pluss siis meil on see superseeria ka, supernaine, supermees, mis on nagu personaliseeritud kingitused rohkem. Ja need kaks asja meil nagu töötavad hästi sellistel pühadel. Reklaami mõttes kasutasime paar sellist lahedat video lihtsalt, mis me tegime. Selline reaktsioonivideo, mida ma vist eelmises videos näitasin. Kallis, mul on sulle midagi. Supernaine. Ma olen nii kaua tahtnud seda. Kui suur see on? On jah. Appiku nunnu. Ei, siin uus pestikas on saabunud. Aitäh. Ja siis sellised lahedad piltreklaamid, et üsna lihtne kampaania, aga lihtsalt kuna õige aeg on, siis lihtsalt kampaaniaga jõuda inimesteni on juba nagu see põhiväärtus. Ja siis muidugi oli see, et meil oli ju harukordselt külm veebruarikuu üle mitme aasta. Ja ma sain esimest korda nagu päriselt tunda, kui on külm ilm väljas, siis Mõnnakas nagu näeb ikkagi inimeste jaoks palju atraktiivsem toode välja veel kui niisama. Sa tahad sooja ja siis kuidagi see Mõnnakas nagu kohe nagu kõnetab palju paremini. Tegime ühe lolli video ka. Üks lihtsad reklaamid, ma panen selle siia ka nüüd. Ära lõdise nagu Mikk. Kõige soojemad kingitused ja parimad pakkumised sõbrapäevaks leiad monnakas.ee. Ja sellised asjad meil toimisid. Ja siis boonus. Tänase video keskel umbes ma annan ühe oma top nõuande, mida saab igaüks rakendada. Oma turunduses välja paista, sotsiaalmeedias välja paista, tööandjate jaoks atraktiivsem olla. Veebruaris kolisime ka Mõnnaka kontoriga. Suures pildis läks tegelikult meil veebruar hästi, siis kolimisega on natukene problemaatiline, et alati mõtled, et rohi on rohelisem kuskil mujal. Meil olime muidu sellises vanemas Sangari majas, mis ei olnud võib-olla nagu kõige esinduslikum. Ja siis võtsime uue kontori täitsa uude majja, aga seal on nüüd mõningad probleemid, et see on alles ehitusjärgus tegelikult. Mina sain nagu aru, et see peab valmis olema mingiks ajaks. Aga seal alles ehitatakse, möllatakse, siis on kogu aeg mingi heliprobleemid, siis seal levi. Isegi natukene nagu mõtleme, et kurat, ei oleks pidanud äkki kolima veel. Jäkku! Nii, Jäkku kadus kuhugi ära, hakkas mingi haukuma, ehmatas ära korraks. Nüüd siis minu top nõuanne on see, et kui sa hakkad mingit sisujuppi tegema, CV-d kirjutama, mis iganes kaaskirja kirjutama, siis mõtle sellele, mida tahab see teine pool näha, kelle jaoks sa selle sisujupi teed. Ütleme nii, et me teeme Mõnnakale sõbrapäeva kampaania. Me ju ei tee sellist reklaami, mida ma hästi palju näen, et tere, mina olen Gert, olen selle ettevõtte omanik, oleme 9 aastat teinud mingit asja ja nüüd tulge ostke. Väga paljud reklaamid on sellises stiilis, aga see ju ei anna sulle ostjana mitte midagi. Kui meie teeme kampaaniat, siis me mõtleme, mida me saame inimesele pakkuda sellel perioodil. Mida inimene otsib? Ta otsib lihtsat kingitust, mis on üks suurust, see tuleb kiirelt kohale, ta saab internetis mugavalt oma ostu ära teha. See on kliendi jaoks oluline, et see on ainult loogiline, et me ei räägi mitte midagi Mõnnaka ajaloost ja toodetest väga pikalt, vaid me paneme õige toote, õigete tekstidega tema ette, et ta teab, et ta saab oma probleemile lahenduse. Kui me tahame näiteks lihtsalt teha brändi teadlikkuse tõstmise videosid, siis tasub ka mõelda, et mis on nagu inimesel huvitav vaadata. Me oleme viinud näiteks võhivõõra reisile. Kas Prahas oled kunagi käinud? Ei ole kahjuks. Prahas ei ole käinud. Ei ole. Ei ole. Ei. Tere Ivo, kas sa Prahas oled kunagi käinud?
aga tahaksid minna, seal on üks Euroopa ilusamaid jõuluturge. Ikka tahaks. Muidugi, kes ei tahaks või? Jaa. Ikka. Ma olen väga huvitatud Pariisi. Meil on siin ümbrikuses lennupiletid, hotellid ja 200 € kuluraha, et minna Prahasse. Aga siin on muidugi üks suur aga. See aga on see, et see reis algab juba homme. Okay. Ja see on siis 2 inimesele. Vot see on jama. Nii äkki ei ole. Ei ole? Ei ole neist prompti. Siis ei saa kahjuks. No, siis jääb ära. Jääb ära? Ja ma ei saa niimoodi. 2 inimesele. 2. Nagu teisest inimesest rääkida. Rahapiletid. Ja ma olen nõus. Ma võin homme minna. Aga kelle kaasa võtad? Õigus jah, see peab olema teine ka. Enne kui videoga edasi lähme, mainin ära kiirelt meie ülisooja ja megapehme mõnnaka. Kui sul veel jõulukingituse kellegile puudu on, siis meie poest leiad supernaisele, supermehele, superõele, superempsile, sõbrannadele, lastele, kõigile kingitused. Nii et murevaba tellimine ja kiire tarne ootab sind monnakas.ee. Nüüd tagasi video juurde. Kuuled või? Jaa, nüüd kuulen. Ma olen praegu linnas, ma ostan süüa. Ja siin on mingid tegelased ütlevad, et homme Prahasse. Ja ma ei tee nalja. Ainuke tingi, et paariks päevaks Prahasse pidi minema. Oota, ma ei saa mitte midagi. Ma ka ei saa. Mis konks on? Konks ongi see, et see reis on homme. Peakski Prahas ära käima paar päeva. Ma võin võtta. Noh, väga lahe. Nele ja Kaarli on meil nüüd reisiks valmis. Mis emotsioonid on? Ma olen valmis. Ma olen ka varsti valmis. Reisile teile kaasa üks mõnnaks ka, sinule roosa. Aitäh. Ja Kaarile hall. Super, tänan. Järgmine kord, kui meil Pariisi reis on, siis tuleme võtsime üles. Tuldi otsi üles ja... Sa tahad kohe algust peale vaadata seda videot, see on põnev ja siis sinna sa paned oma toote, paigaldad sinna sisse või oma brändi ja nii edasi. 3. näide näiteks, kandideerid näiteks kuhugi ettevõttesse. Mina olen väga palju CV-st pidanud oma elus üle vaatama. Enamus inimesed saadavad lihtsalt CV ilma kaaskirjata või võib-olla saadavad mingi hästi väikese kaaskirja, mis tegelikult nagu väga palju midagi ei ütle. Aga tasub natukene selle firma kohta uurida, mida nad teevad, kellele nad teevad, mida nad müüvad on ja kas ma saan päriselt kuidagi neid aidata. Sa mõtled selle enne läbi ja kui sa tunned, et sa saad, siis sa paned selle kirja. Sa mõtled selle peale, mida nagu see ettevõte tahab näha. Muidugi sa pead olema valmis seda pakkuma ka ja mõtle, kui sul on 100 CV-d ja 90 tükki nendest on lihtsalt inimesed saadavad CV ja sa oled sina, kes näitab, et sa oled uurinud, sind huvitab, sa tahad aidata, sa oled kohe seal top protsendis. See sama kontseptsioon, et mõtle, mida sa tahad ise teises rollis näha, see kajastub nagu peaaegu igale teemale. Ja ma loodan, et see on üks siuke väikene asi, mida te võib-olla saate oma asjaajamistes rakendada. Nii, siis olen võlgu teile ka subscriberite võitjad eelmisest videost ja need 5 võitjad, kellega ma proovin nüüd ühendust saada. Ma osadel vaatasin, et osad on mõnnaka tellijad ka, et seal on mul kontaktid olemas, aga kes oma nime siin kuuleb ja ma ühendust ei ole võtnud või ei ole sind kätte saanud kuidagi, siis palun ole hea, kirjuta ise monnakas.ee, saame sinu võiduga edasi tegeleda. Võitjad on siis Katre K, Alex T, Kertu P, Reelika I, Iti Ö. Võtke ühendust, kui ma ise ei ole ühendust võtnud. Järgmise video jaoks ka. Küsige ükskõik milliseid küsimusi, kas e-kaubanduse kohta, kas mingid tooreid, raskeid küsimusi, mis iganes. Ma olen kõigele nõus vastama. 3 küsimusele vastan järgmises videos. 3 küsimuse esitajad saavad siis kõik endale tasuta ka vabalt valitud mõnnaka toote ükskõik millise. Seega jah, suures pildis veebruari kokkuvõtte üsna lihtne. Ma loodan, et see väike nõuanne ka võib-olla avardab kellegi kas turunduslikku pilti või mingis muus asjas äkki suudab aidata. Märtsis on nüüd mul päris mitu uut asja, uued projektid, mis meil on, uued tooted, kõik see pool, et märtsi videos ma räägin sellest pikemalt ja praegu vist ongi kõik, nii et Jäku ka tervitab. Jäku! Hello! Tere poiss! Juhu! Tšau, paka ja näeme märtsis. Pange like, pange subscribe, kui vähegi meeldib. Let's go!